Nii, tere! Mina olen Maila müstilisest maailmast jälle. Nõndamoodi, et hakkasin teile eelmine kord tegema videot, kus ma tahtsin rääkida õmblemise juurde oma nägemustest, mis ma olen saanud. Ja siis juhtus selline asi, et ma tegin tunniajase video ja ma alati olen laadinud üles täpselt nii nagu peab, on ju. Ja see läks shortidesse, mis tähendab seda, et see tuli mingisugune 2-minutiline algus lihtsalt sellele asjale. Aga enne kui ma sellest teile rääkima hakkasin üldse, siis ma olen 2,5 kuud tagasi nägin ühte nägemust ja ma olen seda nägemust mõelnud, et kas ma avaldan seda või ma ei avalda seda. Ja siis, kui ma otsustasin lõpuks, et hea küll, et ma avaldan, siis juhtus selline asi, et see ikkagi ei avaldunud mul. Et ma ei tea, mis see põhjus on, aga igal juhul ma sain aru, et ma nii otseselt neid nägemusi üles panna enam ei saa. Ja siis ma mõtlesin, et hea küll, et ma siis teen kuidagi niimoodi, et teen siin nipet-näpet õmblusnippide kõrval. Eelmine kord ma hakkasin tegema ühte rätikukupongidest seelikut tegin, kleiti tegin, lõikasin välja. Muidugi ma seal lõpetuses näitasin ka teile, et kuidas rätikukupongidest teha. Lihtsalt niks-naks välja lõigata, et kuidas saab ilusaid asju teha niimoodi, et teil ei pea olema, ei tea, kui hulle õmblusoskusi, kogemusi. Ei pea olema päris profid. Võib muidugi. Ja siis nüüd on see kleit seal siis peaaegu valmis. Lihtsalt mul on teda vaja veel triikida, see on 2 siis rätikukupongist tehtud kokku. Pärast näitan ligemalt ka, sest mul on tehtud üks atribuut, kuna mul telefon laeb ja ma tegin tahvelarvutiga, proovin seda videot teha. Ja siis ma näitan ligemalt, kuidas ma olen sinna veel pannud litreid ja siis sinna tulevad veel, lähen napakani, vaatan, äkki ma saan sealt nendest toonidesse ühevärvilisi riideid, et ma saaksin siia õlgade peale teha sellised ägedad paelad panna, mis on suurteks lehvideks saab siduda. Nii, ja siis nüüd ma siin järgmist asja tegin siin, lihtsalt lõikasin täiesti tavalise, eile õhtul tegin ja lõikasin täiesti tavalise lõikega välja. Panin 2, mis eelmise aasta kleidist oli jäänud, 2 motiivi siia taskuteks ja siis mõtlesin, et kuna see neonroosa mulle nii hullult meeldib, üleüldse roosad toonid meeldib, mulle meeldib kõik ilusad sellised hästi värvikad toonid. Ja siis ma mõtlesin, et ma teen, et see ei oleks nii tavaline igav, sest mul tavaliselt ei ole igavaid asju. Ja siis mõtlesin, et tekstiilivärvid mul kunagi olid ostetud, sest ma isegi maalisin ühe mantli peale, mida ma olen teile veel võlas näitamisega, aga ju see siis talvel tuleb, sest praegust ei taha seda mantlit selga panna, sest see on liiga paks. Nõnda. Ja siis mõtlesin, et ma kirjutan siia peale. Ja nüüd ma siis mõtlesin, et ma kirjutan siia peale selliseid toredaid afirmatsioone, aga muidugi üks lause, mida ma siia peale tahtsin kirjutada, oli see, et elan hetkes, olen roosa ja rahulik. Selline väikene huumoriga, aga ka sügavamõtteline lause siia peale, et võtan need värvid, vaatan, mis siin on. Ja mul on siin pintslid ostetud erinevad nende tekstiilivärvide jaoks. Ja siis ma põimin teile siia samusesse sisse oma nägemusi selliste käsitöö nippide sisse. Ja kuna ma ei saa kõike sõna-sõnalt rääkida nii, nagu seal nägemises on, ma ei kasuta ühtegi nime, ma ei kasuta ühtegi koha nime ega midagi. Aga ma saan teile siiski jagada edasi sellist infot, sest ilma asjata ja mulle ei anta ju neid nägemusi selleks, et ma lihtsalt unustaksin nad ära või ma lihtsalt mõtlen, et ei tea, et ma ikka vist ei julge neid üles panna. Et muidugi alati ma pean väga valima oma sõnu, eks ju, kõik, kes me siin oleme avalikult esineme, siis kõigil tuleb valida oma sõnu ikka parasjagu. Ja juba see ka, et ei taha ju mingit
väga otse kusagil midagi nii väga välja tuua. Et ei taha kedagi kahjustada nii-öelda, iseennast kaasa arvatud. Ja siis ma mõtlesin, et ma teile ikkagi räägin sellest nägemusest, sellepärast et see on mind kummitanud, vaevanud, no niimoodi kummitanud jutumärkides, eks ju, mitte päriselt. Ja et ühesõnaga nägemus oli selline, et ma nägin, et ma olin kuskil linna tänaval, ma ei tea, see ei olnud Eesti tänav. Nüüd ma hakkan teile uuesti seda rääkima ja vaatan, et kui tõesti seekord ka üles ei lähe, siis lihtsalt, kes on rohkem huvitatud, see saab mulle siis kirjutada Messengeri või siis helistada ja küsida, milline see nägemus on. Kes mul on käinud vastuvõtul, ja kes on huvi tundnud, nendele ma olen rääkinud nendest nägemustest. Ja nägemus oligi selline, et ma olin kusagil võõra linna tänaval ja seal oli mega uhke auto. Inimesed kõik vaatasid ümberringi, seal uudistasid ja ütlesid mulle kogu aeg, et oi jaa, et vaadake, ikka see on selle ühe suure tegelase auto, eks ju. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et ma lähen teisest tänavast, et ma ei taha kuskile niimoodi kellegiga kokku puutuda. Ja lähen siis auto tagant, et mõtlesin, et ma lähen kõrvalt tänavast ära ja äkki oli hopsti see autoomanik minu ees. Ja hakkas pakkuma mulle mingisuguseid tooteid seal, me tegime arendasime tooteid välja. Seal oli siis 2 pakki toodet, ühed olid sellised just nagu delikatess, need vorstiviilukesed. Aga nad olid, seal oli jah, mingi igasugu soga sees, ühesõnaga, nad nägid üpris koledad välja, sellist halli värvi. Ja teine pakk oli mingisuguseid juustutooteid, nii et ilmselgelt hakkab midagi lihatoodetega toimuma ja hakkab midagi juustutoodetega toimuma või jah, piimatoodetega. Aga kuna see oli juustupakk, siis ma arvan millegipärast, et midagi tuleb siis seoses selle ju siis piimatööstuse ootab mingisugune jura ees. Ja ma ütlesin ka, et ma ei tarbi neid tooteid, et mul ei ole mõtet võtta neid vastu ja siis see autoomanik siis ütles, et jaa, et võtke, kui te ise ei taha, et andke oma sõpradele või sugulastele, meil siin selline kampaania, bla, bla, bla. Võtsin viisakusest vastu, viskasin prügikasti ja siis ta juba teine hetk ütles niimoodi, et meil on õhtul siin väga äge tore loeng, on ju, et tulge kuulake ja et siin on selline loeng, et vaadake, et mis maailmas toimub ja mis maailmast edasi saab ja siis ma ütlesin, et jaa, et küll ma tulen, on ju, et siis ütles, et õhtul kell 6 vist hakkas see ja see oli siis päevane aeg, kui kutsus mind. Ja siis teisel hetkel ta oi, et tulge ikka vaadake ära, et kus kohas see ruum on, et siis teate, kuhu tulla ja ma siis mõtlesin, et okei, ma viisakusest lähen vaatan selle ära, kus majas see toimub. See oli selline suur kõrge maja, see oli selline, ta oli mingisugune just nagu mingi kuskil, ta oli natuke nagu vanalinna tänava moodi, aga see ei olnud ükski meie linn, nii et ma täpselt ei teagi, kus kohas see asub ja see ongi hea, et ma ei tea. Ja siis olid tohutult suured uksed, 2 poolega uksed olid sellist halli värvi. Maja ise oli selline valge, aga ta oli rohkem pigem selline luitunud valge. Ja näitas mulle selle ukse, tegi ukse lahti ja teine hetk juba ta tõmbas mind siin sealt uksest sisse ja siis pandi see uks kinni, siis keset tuba oli tohutu suur laud, puidust laud, selline hästi suur ja siis tagantruumist tulid välja valgete kitlitega mingisugused inimesed siis nii-öelda ja neil olid pabermaskid ees, valged pabermaskid, need augud olid välja lõigatud, et silmi oli näha, aga suu koha peal oli lihtsalt must kriips ja niimoodi mustad kriipsud peale tõmmatud, et selline maskide taga ja kõikidel olid süstlad käes. Ja siis see autoomanik, nimetame seda niimoodi, siis oli siis muutus korraga hästi selliseks monstrumiks, hakkas naerma kõva häälega, väga selliselt tülgastavalt ja ütles siis nendele oma käsilastele, et tehke, mis te tegema peate. Ja siis need tahtsid hakata mind sinna laua peale tõmbama pikali.
ühesõnaga just nagu oleks operatsiooni tahetud hakata tegema. Ja süstlad olid käes, ühesõnaga taheti mulle süsti teha ja ma põiglesin vastu, ma ei lasknud endale süsti teha, aga üks sai mind kriimustada natuke ja paljast sellest kriimustusest hakkas pilt eest ära kaduma. Ja siis ma ei osanud muud teha, kui ma hakkasin lugema meie isa palvet. Ja lugesin seda meie isa palvet mitu korda ja need samased, kes need olid need valgete, nad ei olnud ka otseselt kitlid, sellepärast et kitlid on lühemad, aga need olid kuidagi pikemad sellised. Ja siis kõik need monstrumid jäid korraga tardusid seisma, nad ei saanud enam liigutada ja siis ma sain sealt välja. Ja sellega see niimoodi, et sain välja vabadusse ja sellega see nägemus lõppes. Ja siis mõtlesin ka, et huvitav, mis see on, no loogiline, et tahetakse teha mingisugune sund siis jälle selline sutsaka tegemine on ju. Aga tükk aega mõtlesin, et mis need tooted tähendavad, kuidas mis hakkavad. Ja teate, ma võtsin siis mingi hommik, ma hommikuti tavaliselt natukene loen, mingi pool tundi vaatan ruttu läbi on ju Facebookis, et kellel siis sünnipäevad on, et siis ma soovin õnned ära ja siis lõi ette sellise, no ma jälgin igasuguseid neid kohti, kus postitatakse selliseid teistmoodi asju, mille peale tavainimene ju nii väga ei hakka vaatama ja mida tavaliselt ei usutagi. Ja siis vaatasin, okei, kusagil suurel maal juba kuskil söögikohtades inimese lihast pihve pannakse sinna nende purkside vahele. Niimoodi. Siis ma sain aru, et okidoki, et see samane lihatoode, mis oli sellist väga koledat tallivärvi, ei kutsunud üldse sööma, mida pakuti ja mida ma keeldusin söömast, oli siis jah, kahjuks küll räige öelda on ju, aga inimlihast toodetud. Aga ma ei tea veel, mis on need seoses nende juustutoodetega. Aga kes teab rohkem, kes on kuskil märganud või lugenud rohkem või vaatanud igasuguseid rohkem selliseid videosid, et mul on tavaliselt nii palju toimetamist tegemist, et elu on huvitav, et ma ei ole jõudnud neid asju vaadata, aga te võite täitsa siia alla kirjutada, postitada, on ju, kes mida kusagilt on lugenud või panna mingisuguseid, ma ei teagi, mingid linki kuskile või ma ei kujuta ette. Ühesõnaga, et võite ka mulle Messengeri kirjutada, minu isikliku Messengeri peale. Ja vot selliseid nägemusi on mul tegelikult üpriski palju aja jooksul. Mõnda asja ma olen küll mõelnud, et mõne asjaga ma olen hiljaks jäänud, juba on need asjad välja tulnud, mis need siis tähendasid ja on tõesti selliseid nägemusi. Ma muidugi, ega ma ei taha neid näha, sest sellega kaasneb ju ka mingi teatud vastutus. Aga millegipärast mulle neid näidatakse ja neid ei näidata mulle niisama. Järelikult ma pean nendest rääkima. Aga jah, et siis näis vaatame, mis siis maailmas veel toimub, aga kõige selle juures, mida ma tahan teile öelda, et katsuge võimalikult palju vaadata selliseid küll enesearengu neid igasuguseid videosid, lugeda, võib-olla tõesti on parem lugeda, et siis siis sellest digimaailmast olete rohkem väljas, saate puhkust, aga et tehke oma elu nii ilusaks kui vähegi võimalik, et hirmu ei tasu tunda asjade ees, sellepärast et põhipoint ongi see, et see hirmutamise taktikaga, kuhu me suuname oma energia, tähendab, et kuhu me suuname oma tähelepanu, sinna läheb meie energia. Nii et seda on väga oluline vaadata, et kui tulevad mingisugused hirmumõtted pähe, siis ruttu mõtled tühistan ja kohe mõtled positiivse asja peale. Et mõelge kas või selliseid asju, et mida toredat ma näiteks teen täna, mida toredat ma teen homme, mida ma saan ära teha, et minu elu oleks parem. Sest kui me kõik hakkame iseendast pihta, on ju, siis muutubki see maailm paremaks, sest igasuguste suurte süsteemide vastu me niikuinii ei saa võidelda.
aga noh, või isegi kui me arvame, et me niikuinii ei saa, siis kui me hakkame tasapisi iseendast pihta ja teeme neid asju, mis meile meeldivad, siis on palju vähem on meil igasuguseid haigusi, palju vähem on ärevushäireid, sest enamus ärevushäireid ju kahjuks tulebki kõigest sellest digimaailmaga seoses ongi ju kõik, mis iganes videosid tehtud on, osad on reaalsed, osad on tehtud AI-ga. Et kui AI-d targalt kasutada, ma olen täitsa selle poolt ja kui targalt kasutada, et siis saab väga selliseid ilusaid asju luua ja ägedaid ja imeilusaid pilte, aga lihtsalt see kõik on ju selleks välja mõeldud, et inimese enda areng jääks seisma, et välja süüa siis nii-öelda ise mõtlevaid inimesi. Et elage sellist, mis te unistate, mida te tahate, et ei ole vaja kellegi teisega võrrelda, oi jah, sellel on nii palju, nagu mulle on ka öeldud, oi, mis sul viga, sa oled nii andekas, on ju, sa saad kõike teha, nii. Aga samas, ega mind on ka alla surutud. Mulle on ka ikka öeldud ja oma emagi kunagi on öelnud, et oi jah, mis asja on ju, näed, sina ikka nii laisk ja ei viitsi seda teha ja teist ja kolmandat, et ühesõnaga, kui ma tema käsku ei täita, siis ma olin kohe laisk ju. Ja et kuidagi ikka, noh, see sõbranna mul siis, kes oli õpetaja tütar, et kus ikka tema teeb ikka, tema õpib hästi ja tema oskab ikka hästi kooki küpsetada ja tema oskab seda ja teist ja kolmandat. Aga see, mis mina siin selline kuidagi, noh, see polnud mitte miski, nii et ma polnud mitte keegi, ühesõnaga. Kahju öelda, aga ma polnud mitte keegi oma ema jaoks. Ainult, kes ma olin, oli siis koristaja teenija ja ausalt öeldes ma ei mäleta, aga ühe korra elus olen ma sülle saanud, sellepärast, et siis tehti pilti ja fotograafi jaoks oli siis vaja mind sülle võtta. Et noh, igal ühel oma elud, omad kogemused on ju, et samas on õnneks vedanud, et mul on mees väga selline hoitud laps niimoodi, et kogemuste pagas on muidugi ka palju väiksem, aga vähemalt on see normaalsem, on ju, aga ma ütleks, et isegi kõik need katsumused on õpetanud, et kui te mõtlete ka, et oi, miks mul peab elus nii raske olema, siis tegelikult ise oleme ju valinud endale need teekonnad ja raskused ja me oleme valinud siis oma arengu läbi ja teate, ma olen nii tänulik, et mul on olnud raske elu. Ma teadsin väiksest peale, et mul on esimene pool elu väga raske ja teine pool tuleb siis kompensatsioon ja ma teadsin ju kogu see aeg, et ma pean hakkama inimesi aitama. Ja seal on veel toredaid nägemusi tegelikult juba varemast peast, mida ma muidugi ei ole julgenud täita. No ma vähemalt julgen seda tunnistada, et ma ei ole julgenud täita, et ma ei ole läinud sinna, kus mind on kõrgemalt poolt saadetud tegutsema ja võib-olla kunagi lähen, ei tea, vaatame. Eks näis niimoodi, kindlalt ei oska öelda, sellepärast, et kui oled juba seotud ju, siis pead ju arvestama teistega ka. Et ei ole ainult niimoodi, et kuule, mina pean nüüd sinna minema, et ma nüüd lähen, on nüüd tšau bambino. Et nii ikka ju tuleb arvestada teistega, kuigi esmakohale tuleb ennast ka panna, aga me oleme ikkagi, kui me tahame, et meiega arvestatakse, siis me ju ise ka ju arvestame teistega. Ja et kõik need kogemused, mis on olnud elu jooksul, kelleks on siis tembeldatud ükskõik oma nende võimete ja asjade pärast, selle sensitiivsete nägemiste pärast, siis kui teil ka midagi sellist on, siis teate, ärge kuulake neid. Mul on muidugi praegust hea lihtne öelda, aga vanasti ei olnud üldse lihtne. Lapsena ei olnud lihtne, sellepärast, et sa mõtlesidki niimoodi, et issand jumal, on äkki midagi viga, on ju, et need hakkangi hulluks minema, Taura Värve, hakkangi hulluks minema, issand, mis nüüd saab, on ju. Kellegi eest küsida ka ei julgenud. Praegusel ajal õnneks on tohutult palju materjali, on materjali tohutult palju lugeda, on materjali vaadata igalt poolt siis Facebookist, YouTube'ist kuulata, meditatsioone tohutult palju kuulata. Et mingi päev võtan kätte, teen teile ikkagi need meditatsioonid ka ära siia, mida ma olen aastate jooksul saanud ja hakkan järjest siin tegema. Praegust on nii palju toimetusi olnud, et lihtsalt pole jõudnud. Ja see, et otsige endale
otsige endale tutvusringkonda selliseid inimesi, kellega te tunnete, et te tahate koos olla, kellele te ei pea tõestama, et te midagi näete või midagi, te ei pea tõestama, et näete, et sul on õigus, või et mul on õigus, või üldse, et mul on üldse õigus midagi näha, on ju. Et otsige pigem jah selliseid, kes teid toetavad. Ja uskuge mind, neid inimesi on päris palju. See on nii tore, ma olen näinud viimase aasta jooksul tohutu palju meie Eesti inimeste seas sellist vaimset kasvu, vaimset arengut ja mul on nii hea meel. Järjest rohkem vaikselt julgevad. Ja kui keegi tahab maha teha, oi näed, kuidas nüüd see nüüd üleöö järsku on hakanud nägema, enne oli selline või selline, siis ärge kuulake seda. Sellepärast, et kõik me oleme kusagilt alustanud. Kõik ei ole kaasasündinud võimetega, nii nagu mina olen siin titest peale olnud kaasasündinud võimetega. Et igalühel on oma elu, igalühel oma rada. Mõni aktiveerubki mingi tohutu katsumuse ja kannatuse tulemusena. Ja isegi need katsumused on selleks antud, et teid vaimselt arendada. Nii et käige ilusti oma teed, tehke neid asju, mis teile meeldib ja püüdke nii positiivselt elu võtta, kui vähegi võimalik. Ei vaata, ma juba ammu ei vaata mingisuguseid neid uudiseid, et täiesti tervem on elada ja et ei ole vaja seda hirmutamistaktikat, sellepärast, et kui teil on valida, kas te elate lühema elu ja õnnelikku elu või te elate pika elu läbi hirmu, läbi stressi ja antidepressante neelates, siis milline on valik, on ju. Kas see, et ma igal juhul pean elama näiteks 100-aastaseks, et seda õudust kõike taluda, on ju, mis igalt poolt siis taotakse niimoodi, või siis sa eladki hetkes, elad päev korraga, elad ilusasti, elad rahuliku õnnega tundes ja teed oma plaani ja kui sa juba teed omale visioone, tulevikuplaane niimoodi positiivselt, siis tegelikult sa ju suunad oma energia sinna selle positiivsuse tulevikku ja sinu elus ei saagi midagi katastroofset eriti juhtuda ju. Et oma vibratsiooni kõrgele tõstes ja hoides ja ennast arendades, igaüks natukene, algul on, oletame niimoodi, see üks pintsel, näiteks mina julgen mõelda teistmoodi, siis ma oma inspiratsiooniga olen teistele, siis tuleb juba teine pintsel, siis tuleb juba kolmas, on ju. Ja niimoodi, kuskil oli maru lahe näide ka niimoodi, et kui tikud põlevad ja kui vahelt 2 tikku astub ära, siis see leek edasi ei kandu järgmistele tikkudele, on ju. Samamoodi on meid, et kui meid on juba 1, 2, 3 ja meid on palju ja kui me siis olemegi õnnelikud oma võimetele ja oleme ka õnnelikud selle üle, et kui keegi on meist eriline, teistsugune, on ju, siis mitte, et ei ole kade selle peale, vaid mõtleme niimoodi, issand, kui äge on, minu tutvusringus on selline inimene, jumal, kui äge on ju, et kui temal on see võimalik, siis on minul ka võimalik. Et mega lahe. Nii et täiesti soovitan teil soojalt, et mõelge jah, et kuhu seltskonda te tahate kuuluda, ma mõtlen lõpuks värvid lahti, muidu näete alati, et mul mingi asi on ees, aga tegudeni ei jõua. Niimoodi, et kuhu seltskonda te saate kuulda, milline te tahate oma tulevikku näha. Siin iga kuu saate oma noorega soove kirja panna, sellest ma olen varem rääkinud, sest ma praegust üldse ei hakkagi rääkima. Siis on niimoodi, et kui näiteks meeldib, et keegi teeb midagi toredat, näiteks mina siin teen vahest maalin, on ju, vahest õmblen, teen erinevaid asju, toimetan aias, täna on ka muidu mega ilus päiksepaisteline ilm, panin ka ennast lühikesed riided selga, et lähen ilusti välja toimetama ja aga megatuuline ja jahe on ja siis mõtlen, et päike paistab õues ja ma pean riietega õue minema. Mõtlesin, ei, las olla. Praegust teen ühe video ära, teen selle pruusikese siin lõpuni valmis ja siis lähen õuele, siis vaatan, mis saab. Mul on siin lahedad toonid, mis lähevad kokku siis nende värvitoonidega siin. Naks. Nii, ühe kollasega, kollakas roheline ja ühe selle tooni ma ostsin, vaadake kui ilusad toonid, kui on näha kaugemalt.
siis on mega ilusad toonid ja üks on selline floor green. Ühesõnaga, see on muidu pealtnäha on valge, aga ta pimeda selendab. Nii, ja siis ma siia peale mõtlesin, et teeks positiivseid sõnumeid. Nii et valige positiivset ja näiteks kui keegi midagi oskab, siis mõtled ka niimoodi, et aga alati saate ise ka juurde õppida. Teate, kui lahe, et Pinterest on täis igasuguseid ideid. Ma ei ole nüüd tükk aega vaadanud, aga eelmine aasta ma ikka õhtuti vaatasin Pinteresti, selle asemel, et Facebooki scrollida, siis vaatasin hoopis Pinteresti, sest ikka ju vaata, vaatan, kuidas siit saab. Okei, siis päris hea on niimoodi. Et tekitage mal inspiratsiooni, tekitage positiivset energiat sisse ja kui midagi teete, näiteks mul praegu teen teile salvestust, siis mul seal teises toas käib telekast see muusika panin peale. Aga muidu midagi teete, kuulake kellegi loenguid, et samal ajal ju saate ennast, siis te ei pea ju seal raamatu taga lugema, või saate teha mitu asja korraga, midagi toredat endale positiivset ja siis veel, et vaatan kohe, et kaks head asja ühes on ennast harida ka. Nii, vaatame, mis selle peenikesega annab teha siia. Okidoki, eks ma hakkan vaikselt siin toimetama ja siis ma samal ajal saan ju rääkida ka, proovime niimoodi nõndamoodi. Et see samane nägemus, mis ma enne ka, see oli muidugi selline nägemus, et lihtsalt see nägemus annab lihtsalt teada, mis hakkab maailmas toimuma ja millest siis tuleks pigem eemale hoida. Niimoodi. Issand huvitav, praegust ma teen seda, hakkasin seda mustrit tegema ja mul tuli siia pildis täielikult muster. Mul ei ole siin tegelikult mustrit ja mul tuli siia praegust täitsa muster. Okei, vaatame. Niimoodi vaikselt teen. Ja see, mida ma teile ennem rääkisin, nüüd natukene positiivsemaid nägemusi ka, et kui te nüüd näiteks nägemuslikud unenäod, kui te näete hommikul, nii et öösel näete igasuguseid unenägusid, aga hommikuks praktiliselt teil ei ole meeles või kui on meeles, siis need on sellised tühitähi, aga kuidas te tunnete ära seda, kuidas teil on, kas on nägemuslikud unenäod või on siis üldse ei ole unenägu, vaid ongi puhas nägemus. On selle järgi, et näiteks kui te tõusete ülesse, olete ärkvel ja vastu hommikut ja need nägemuslikud unenäod minul tavaliselt on nii, et need on hästi selged, nad on hästi selged, kõik detailid jäävad meelde ja need ei lähe meelest ära, aga mul ka ei ole ju, palju asju ei ole mul üles kirjutatud üldse, aga nad on nii selgelt meeles, nagu nad oleks päriselt olnud siin reaalselt ja alles nüüd hiljuti. Ja siis muidugi te võite omal hakata neid üles kirjutama, sellepärast, et teil on hiljem hea vaadata, kunas on läinud täide, mis on läinud, sest minul sellised nägemused, mis on siis mingite, isegi ka need surmajuhtumitega seoses nägemused, need on mul tulnud sellised mustvalged. Muidu on kõik unenäod on ikka tavalised, nagu päris elus. Ja need, mis on need hästi selged, mis ette kuulutavad asjad on, need on siis hästi selged ja värvilised. Isegi ütleks niimoodi, et need värvid on erksamad kui päris elus. Ja lihtsalt nad jäävad teile nii selgelt meelde, sest mul on nii, et kui ma hommikul üles tõusen, siis ma mõtlen, et okei, et ma veel ei tõuse päris üles, ma lihtsalt olen natuke aega silmad kinni. Ja täiesti ärkvel teadval olekus olen ja siis hakkab jooksma see nägemuse pilt. Ja siis ma vaatan selle pildi lõpuni ja kui see pilt ära lõpeb, ta lihtsalt lõpebki täiesti niimoodi naksti, nii kui oleks filmilint läbi lõigatud. Ja siis ma alati mõtlen, analüüsin, et mida see nüüd tahtis mulle näidata, et millega see seotud on. Ja
ja selle unenäo koha pealt, et kui te nüüd näete mingisugust und, mis on siis korduv, erinevatel aegadel korduv, siis tuleb alati küsida, et mida see unenägu mulle tahab näidata. Niimoodi vaatame siit. Hoian seda taskut natukene eemal, sest ma avastasin, et ma võiksin siia tasku äärde teha mingi pitsimustri. Nii. Üldiselt need värvid kuivavad suhteliselt ruttu ja nende tekstiilvärvidega on selline asi, et kui ära kuivab, siis te peate nad üle triikima, sellepärast et see triikraua kuumus kinnitab selle värvi, ta ei tule siis pesus maha. Mul on mõnikord jäänud ka triikimata, aga nad on ikkagi peale jäänud. Nii et jah, vaadake selle unenägude koha pealt hästi, sellepärast et väga paljud saavad unenäo kaudu informatsiooni, et jah, kui tahate jagada minuga, siis kirjutage isikliku Messengeri peale, kui tahate, võite siinsamas video all jagada seda infot, nii kes on näinud või kas on näinud, et kas näeb, mida, võib-olla vaadake tõesti, et kas te tahate jagada seda avalikult või pigem mitte, et tehke täitsa tunde järgi, aga ma tean, et hästi palju on inimesi, kes näevad ette neid asju ja kes ei julge neid asju kusagile kellelegi öelda. Mul on tutvusringkonnas päris mitmed aga pange kirja, pange enda jaoks kirja, sellepärast, et teil on hea aastate jooksul, kogute kokku, vaatate, mis on läinud täide, mis aja jooksul on läinud täide ja mis ei ole, siis ei ole, siis järelikult ei olnud see konkreetne ennustuslik. Aga jah, pange ja siis terve net on ju täis neid igasuguseid unenägude seletajaid, kus mida vaadata, tunnetada. Väga palju asju on muidugi ka muutunud, et kui varem näiteks, toon lihtsalt näite, kui varem oli selline asi, et näed unest surnud, et siis tähendas ilmamuutust. Nüüd on kõik asjad muutunud juba, et enam ei ole niimoodi, siis peate täpselt teadma, mis see surnu tahab teile öelda, kas ta annab teile midagi, kas ta kutsub teid kaasa, et igal asjal on oma tähendus. Ja siis lihtsalt, et isegi kui kutsub kaasa, siis tavaliselt öeldakse, et tahab ära kutsuda teid, aga see lihtsalt viitab sellele, et te peate olema natukene ettevaatlikum. Nii, nõnda, vaatame kohe. Ma panen siia peale selle käärid toetama, et siis ei libise mul siit ära. Vaatame. Nii on parem. Nii. Vot, sellised lookesed. Niimoodi, varsti on käes see aeg, kui ma hakkan teile tegema siis seda juunikuu prognoosi kaartidega vaatama. Eks siis näeb, mis on, kuna eelmise kuu peal näitas hästi palju sellist kodutööd paljudele, siis see võib olla ka seotud täpselt, et see ei pea olema ka mingisugune selline piirangute sättimine. See võib ka olla täiesti sellest, et oleneb muidugi, kus maailma otsas keegi elab, siis me mõtleme küll, et ainult siin meie Eesti kohta, aga väga paljud elavad mujal maailmas ja seal toimuvadki igasuguseid piiranguid ja asju, mis juba on hakatud kehtestama. Et see ongi üleüldiselt. Ja siis te saate kirjutada mulle siia, et kellel mida on täide läinud, aga see võib ka olla sellega seoses tõesti, et kuna on sellised ilusamad ilmad,
noh, siis ikka ju tahakski rohkem kodus olla ja kellel on võimalik, siis see teebki. Siis see teebki kodutööd, sest noh, selge see, et siin kevade poole ja suve poole ongi rohkem selline aeg, kus on puhkuste aeg. Aga mul on teile üks tore uudis veel. Niimoodi, midagi toredat jälle. Et olen ammu unistanud oma sellest, juba noorest peast saati olen unistanud indiaani tipist, sellest püstkojast. Ja nüüd siis mõtlesin, et nüüd on see aeg käes. Ja ma otsisin ülesse inimese, kes Eestis teeb tipisid. Eestis on, no praegust ma tean, on 2 meest, kes teevad neid tipitelke. Väga lahe. Siis võtsin mõlemaga ühendust, valisin siis endale välja, et mis materjalist ma siis seda tipitelki tahan ja tellisin ära. Nii et juuni alguses, sinna ei ole üldsegi palju aega enam, juuni alguses tuleb siis see tipitelk mulle siia kohale. Mul on veel natukene vaja koguda kokku raha, sellepärast et suurem osa on mul juba ära makstud siis, aga noh, see üks osa on siis vaja veel maksta. Ja juuni algul tullakse, pannakse püsti. Ja siis, kui ma saan sealt seest ka ilusti ära tehtud, selle lõkkekoha ja puha, et siis ma teen sellise avamise no pidu võib-olla ei ole päris see, aga ma teen sellise avamise, kus siis noh, teeme siis mingit toredat rännakut ja teeme lõket ja teeme sellise toreda vestlusõhtu. Nii et ma hakkan tegema siin oma kodus, all tiigi ääres tuleb mul see püstkoda sinna ilusti püsti. Ja ma hakkan seal püstkojakeses siis võtma vastu inimesi. Ma hakkan teile tegema ka, eks ma hakkan seal ka videosid tegema, aga ma hakkan tegema teile seal selliseid toredaid vestlusõhtuid, kus te saategi, kes saab tulla, see tuleb ja kus te saategi, võib-olla teen mõne video seal, kui küsin inimeste käest, kes on kohal, et kas nad tahavad või ei taha, noh, või kui ei taha, siis saan nii, et ma saan teile igasuguseid huvitavaid teemasid seal rääkida. Ja kindlasti ma kutsun ka sinna esinema huvitavaid inimesi, et oleks selline endal tore ja et oleks teil tore. Ühesõnaga, et oleks kohakene, kus siis saaks käia vahepeal nii-öelda vaimutoitu, hingetoitu saamas. Või ka lihtsalt niisama toredalt. Üks ühele vestlusi muidugi ka võib-olla ja neid ongi, niikuinii on neid. Sellepärast, et kui tulevad inimesed ju minu juurde, siis nad tulevad ikkagi ühekaupa. Niimoodi. Nii et kui püstkoda saab ülesse, siis tuleb kohe väike video, kohe väikene reklaam ja siis tuleb kohe tegutsemine. Nii et vaadake, kui põnev, eks ju, et unistused, et mis on, et ma olin juba ammu ära unustanud selle unistuse. Ma kunagi noorena unistasin sellest ja noh, siis ei olnud mul võimalik. Ja ma noh, vaadake isegi kui ka mõtled, et mul niikuinii ei ole võimalik. No ega siis ei tule ka ju. Aga nüüd ma olen oma mõttemaailmaga nii palju tööd teinud, et kui ma ikka midagi tahan, siis ma mõtlen ja siis liigudki selles suunas, sest kui universumgi näeb, et su mõte on, noh, ei hüple edasi-tagasi, vaid sa mõtledki tõsiselt. Et soovidki seda tegelikult ka. Siis tavaliselt ikka need võimalused tulevad, universum vastab sinu palvetele, lihtsalt me peame küsima. Me peame lihtsalt väljendama universumile selgelt oma neid soove, aga soovid peavad olema muidugi sellised realistlikud, et kellegile ei tohi halba soovida. Mis ma veel olen vaadanud, et viimasel ajal on hästi palju sellist, miks ma ei taha enam Facebooki vaadata, on üksteise maha tegemist ja ärategemist, ärapanemist nii-öelda. Ja siis
mõtlen ka, et seda tehakse tegelikult teadlikult. Inimesi aetakse teadlikult tülli. Sellepärast, et kust kohast tekib sõjaenergia? See tekib inimestest endast. Et isegi omavahel sõdimine, ükskõik milline sõdimine, on ikkagi sõda. Ja kui seal üksteist maha materdada teha, et see on teadlikult tehtud nii, et inimestel ei tekiks seda ühtsuse tunnet, sellepärast, et see ühtsuse tunne on nii tugev jõud ja nii nagu armastusel on nii tugev jõud, et kurjus ei taha, et oleks selline, ühesõnaga, et inimesed koonduksid, sest kui meie hakkaksime üksteist austama, üksteisesse sellise headuse ja armastusega suhtuma, ühesõnaga, et ära tee teisele seda, mida sa ei taha, et endale teed. Väga lihtne lause. Ja kui mõni mõtleb niimoodi, see pole niikuinii võimalik. Kui sa juba niimoodi mõtled, siis ei olegi võimalik. Aga see ei ole sinu jaoks võimalik. Et see on võimalik nende jaoks, kes siis usuvad sellesse ja elavad niimoodi, et ei tee halba kellegile. Ja kui meid on rohkem, siis lõpuks ongi nii nagu see tuletiku efekt, kui vahepealt astuvad keegi ära, kes ei vea seda kurjust edasi, siis ei saagi edaspidi, teised inimesed ka ei saa seda kurjust, vaid siis hakkab see headus rohkem liikuma. Ja see ongi see vägi, et ma ikkagi pigem arvan seda, et see nii-öelda kuulutatud kuldajastu see on täitsa võimalik. Aga kui me hakkaksime rohkem teadvustama, et meid nimelt aetakse üksteise vastu, et me ei läheks sellele liimile, sest kõik me ju vajame headust, kõik me tahame ju ellust, armastust, aga mis välja paistab, on see, et kõik tahavad küll, aga kui oma kodust välja lähevad, siis on ikka nagu kuhu on see hundikari, siis kõik on vaenlased ja siis mõttes ma saan aru, eks ju, et nurka aetud loom ka ju ründab. Nii, aga siis ei ole, siis teadlikult lähete, otsite sellist, teete seda, mis teile meeldib, otsite sellisesse seltskonda hakata enda ümber koguma sellist, et kellega teil on tore olla ja kes ei klatsi taga ja lihtsalt lähete sellest seltskonnast ära, mis teile ei meeldi. Et ei pea seal olema, eks ju. Ja te ei pea, sest see on nagu veega, et vesi võtab täpselt selle kuju, millisesse anumasse teda pannakse ümmargusse, paned spikergusse vaasi, siis veel on ju ka selline kuju. Pannakse ümmargusse, on ümmargune, kandilisse on kandiline. Nii oleme inimestena ka, et kus seltskonnas me rohkem viibime, siis selle mõttemallid ju hakkavad meile ju paratamatult külge. Nii nagu parasiitsõnadki. Et üks hakkab rääkima ühtemoodi ja varsti hakkab teine tema moodi, varsti kolmanda jäljendamine käib. Nagu lapsed õpivad ju tavaliselt, õpivad siis vanematelt ikka, kus me ikka lapsed õpivad, ikka vanematelt. Ja see on ju teie enda valik, kuhu seltskonda kuulute ja milliseid, kas või milliseid sõnu te kasutate, aga valige endale selline meeldiv seltskond. Ja üks on ühele eeskujuks, teine teisele ja kui seda toetust on, üks toetab ühte, kui keegi midagi ütleb, et kuule, et mul on selline mure, et mis sina teeksid selle asemel, siis kuulad ära, on ju, ja siis midagi, siis on, katsute leida lahendust, mis on siis sobiv lahendus ja ühesõnaga, et ei hakkaks kohe arvustama, aga maha tegema, tead, see on niikuinii, see on loll, mis sa sellega üldse, see on ju jumala idioot ju, et
ei ole niimoodi, siis lihtsalt katsute olla nendega, kes teile meeldib, aga isegi kui keegi hakkab maha tegema väga kedagi, siis võtke seda kui väikest sellist hoiatust või siis suunake teda paremas suunas niimoodi, et ei tea ju, iial me ei tea ju, kellel mis põhjustab mingisuguse käitumise. Aga meie ühiskonnas on kahjuks nii palju katkisi hingekesi ja kõik me ju vajame armastust, kõik me vajame hoolt, kõik me vajame mõistmist. Ja kust me siis pihta hakkame? Ikka endast ja oma lähikondsetest. Ja nii see maailmakene muutubki meie ümber selliseks, nagu meie kõik teda siis loome. Ja kui on positiivseid loojaid rohkem, siis muutubki positiivseks. Kui on negatiivseid loojaid rohkem, siis kahjuks küll on siis seda negatiivsust rohkem. Aga teie ise otsustate, milline on teie maailm. Nii, teate, mis asja? Ma hakkasin vales järjekorras tegema. Ma oleks pidanud tegema niimoodi, et teksti oleks pidanud ennem ära kirjutama ja siis oleks saanud väikseid asju nokitseda. Nii et kui te endale otsustate ka midagi toredat teha, siis tehke kõigepealt tekst. Lõpptulemus kindlasti saab päris huvitav. See on nüüd natukene vist tulebki sarnane, nagu need Tessi Kualil on, aga no mis sest, et ega kõik on ju ammu unustatud vana või on kuskil keegi on juba välja mõelnud, et isegi kui mõtlen ise midagi välja, siis ega asi tuleb muidugi teistmoodi, et siis kindlasti on keegi, kes on juba kuskilgi sama asja mõelnud varem. Nii. Et las siis olla selline rahulik, mis rahulik, see ei ole rahulik. Selline natuke teistsugune kiiksuga ja selline rõõmsama tooniga bluus. Ma mõtlesin, et kirjutan siia peale, et olen roosa ja rahulik. Et väikene huumor, aga samas on ka sügav tõetera sees. Ja miks mitte olla erinev. Kõik ei pea ostma asju netist ja poodidest, kus on kõik ühtemoodi. Mõni võib olla ka teistmoodi. Kes julgeb olla teistmoodi, see on, ja kes ei julge olla, see ei ole. Ja nii lihtne elu ongi. Niimoodi. Mõtlesin, ma räägin veel natukene, siis te näete kauem kui midagi siin, et mul juba hakkab siis kujunema, pärast näitan ligidalt ka. Nii, et nendest nägemustest hakkasin ju rääkima, enne rääkisin sellist nägemust, aga mul on muidugi veel nägemusi olnud. Ja vahepeal nüüd võtan ühe positiivsema nägemuse ka. Ja ma räägin teile oma elust. Kunagi oli niimoodi, et ma sain nägemuse. See oli huvitav, et mingi aeg, kui ma läksin lasteaiast lahku, siis ma elasin oma reikiõpetaja juures natuke aega. See vist oli 6 aega või 1,5 kuud. Ühesõnaga mitte rohkem. Siis ta ütles, et oi, et tule ära, et mul on suur maja ja et tal oli ka oma pojaga üksinda ja ka naisterahvas ja et tead, kanged naised, küll me hakkama saame. Ja midagi, läksin siis ja siis ühe päeva, kui ta oli üks ainukene päev, ühesõnaga oli see, ja nüüd ma räägin teile, see oli tegelikult niimoodi, et see oli küll hilisem nägemus, aga enne seda ma tahtsin veel teile rääkida kunagi varasemat. Aga tal ma räägin siis pärastpoole, vahet pole, mis järjekorras ma räägin, peast ma räägin. Ja ühesõnaga siis
et istusin, see reikiõpetaja läks tööle, tal oli Pärnus oma kabinet, läks tööle ja ta läks mingi tuttava autoga, see tuli talle järgi ja ta jättis oma auto koju. Ja aga tal oli tehtud, kuna sellel hetkel mul ju autot ei olnud, ma lahku läksin, siis ei olnud ju, autot ei jäänud mul ühesõnaga ja siis ta jättis auto koju ja istun mina, see oli nii palju eraldi koht, see oli Vändra kandis, kõrgekaldal ja istun mina siis suure tamme all ja koorin kartulit ja sinna isegi oli, ta oli nii palju metsa sees, jõe ääres, et sinna oli küll naabertalu koera haukumist oli kuskilt kaugelt kuulda, aga üldiselt väga vähe, nii et seal ei olnud naabreid ei näha ega kuulda. Ja korraga lapsed mul mängisid ja korraga kuulen mega sellise tohutu sellise passhäälega, ütleb nii, kui oleks Jumala hääl öelnud, ütleb mulle, võta oma lapsed ja mine Paidesse. Ma vaatan ümber ringi, mitte kedagi ei ole, vaatasin, et issand jumal, et äkki ma hakkan natukene ära keerama. Aga kuna see oli nii võimas, siis midagi läksin, kutsusin oma lapsed, ma teadsin, et ma pean minema ja siis ma võtsin lapsed ja istusin autosse ja omaette kobisesin, et ma ei oska ju sinna minna. Ja siis see samane hääl ütles, aga lapsed ei kuulnud seda. Nii et see samane megapass hääl ütleb mulle niimoodi, et täiesti sulaselges mulle arusaadavas keeles, et kaart on Pardatsokis. Vaatan mina Pardatsokki, no ma ju ei teadnud, mis sellel Helel seal Pardatsokis on, eks ju. Tema auto ju. Ja oligi kaart Pardatsokis. Võtsin mina siis selle kaardi välja, läksin kaardi järgi, sõitsin Paidesse. See oli ka ainukene kord, kus ta läks teise autoga tööle, kus ta oma auto koju jäi. Nii et rohkem neid kordasid ei olnud ei enne ega pärast. Ja lähen siis Paidesse ja võtan seal, istun sinna parki, seal oli mingi purskkaev sellel ajal, lapsed olid meil väiksed. Ja seal oli mingi mänguväljak ka, ostan siis kohalikust sellest ajalehe kioskist ajalehe, et vaadata, et kas mingisuguseid neid üüri neid pindasid. Ma veel küsisin ka, et mis ma seal tegema hakkan. Ja siis see hääl ütles mulle niimoodi, et sa hakkad inimesi vastu võtma, hakkad inimesi aitama. Ja midagi, kas oli öeldud, läksin ja sain siis kohalikust lehest üks ainukene kuulutus oli, kus oli mingisugune keskväljakul, mingisugune teisel korrusel mingisugused ruumid, üks ruum ja midagi käisin, vaatasin ja ütlesin, et hea küll, ma võtan selle. Kuna ma teadsin, et kõrgemalt poolt on käsk antud, siis lähen siis välja ja mõtlen, et täiesti segane värk on ju, sellepärast, et kus kohas ma elama hakkan, ma ei saa hakata Vändrast Paidesse käima sinna inimesi aitamas, et kuhu ma siis, millega ma sõidan, et mul ei ole autot. Ja vaatan mina üle tee maja seina peal suurelt kiri Järva kinnisvara ja telefoninumber. Midagi. Teate, see ongi nagu utoopia. Ostan mina siis või helistan mina siis sellele telefoninumbrile, küsisin, et tere, et kas teil üürikortereid ka on. Siis see mees ütles, et ei, siin kortereid eriti ei ole Paidest saada, aga et mul on pool maja. Et kas lähme vaatama, ütles, et davai, lähme vaatama. Et see oligi nagu ütleks täielik müstika ja mis te arvate, et mul oli töökoht ja raha, et seda kõike üürida? Ei olnud. Aga kuna see kõrgemalt poolt tuli see käsk, siis ma pidin ju minema. Ja midagi, läksime, vaatasime pool päeva, siis küsis ka, et aga mis sa siin tegema hakkad? Ma ütlesin, et ma hakkan inimesi vastu võtma, et inimesi aitama. Sest mul oli ju siis reikid juba olid omandatud ja see kätega ravimine, mul oli ju juba väiksest peale need anded ja teadmised. Reikid on mul juurde õpitud. Ja midagi, siis ta ütles niimoodi, et kuule, aga sul on siis ruumi vaja. Ma ütlesin, et ei, ma juba sain sinna. Ja siis ta ütles, et ei, et ära sinna võta, et seal on nii, et mul on siin kõrval kohe ka tühi ruum ja jumala äge ruum muidugi oli. Ja midagi, ütlesin teise ruumi ära ja võtsin sinna kõrvale, et hea niimoodi
et sipsti ühest uksest sisse, teisest või ühest välja, teisest sisse hea ligidal askeldada. Ja midagi siis võtsin need ruumid vastu ja ma ei mäleta, kust see raha mul tuli igal juhul ma läksin sinna ja nii minu siis Paide tee hakkas pihta, aga see, kust üldse see Paide tee tuli, et see oli nii kummaline, sest esimene nägemus, mida ma siis tahtsin teile algul rääkida. Nii et nii ma Paidesse sattusin, nii minu siis ametlik selline Reiki tee hakkas pihta ja inimeste aitamise tee, see oli aastal 2003. Aga jah, enne seda ma olin ikka ju, ma panin ju ammu kaarte, aga ikka üks tuttav, teine tuttav, et ma ei teinud seda nagu tööna või sellisena põhitegevusalana. Ja siis, aga miks üldse see Paide? Ma pärast veel mõtlesin ka, et ka ma ju kaardi pealt vaatasin, kas Paidesse tuleb 7 teed sisse, aga minu arust ei tulnud Paidesse 7 teed, 5 teed vist sain kokku, mis siis tulid Paide linna. Aga millest see 7 tee jutt tuleb, on see, et jälle mul oli väga selge nägemus, kus ma nägin, et siis ma olin jah väga noor. Aga lapsed olid mul tited. Ma tean, et mul olid lapsed, minu arust mul olid kõik lapsed olemas. Ja siis oli mul selline nägemus, et olin jälle kusagil rahvarohkes kohas ja vaatan taevasse ja näen, et taevasse ilmub number 7. Ja siis mina jälle inimestele kohe, et vaadake inimesed, taevasse ilmus number 7, et mis see tähendab. Siis osad vaatasid, nägid, osad ei näinud ja enamus see jättis täiesti külmaks, oli see 7 seal või ei olnud. Aga mina jäin vaatama. Ja ma vaatasin, et siis korraga sealt number 7 pealt hakkasid alla tulema valged hobused. Ja midagi, tulevad hobused alla, vaatan ja siis korraga mul tekkis ju mõte, et aga ma ju päriselus ju kardan hobuseid, et issand, mis nüüd saab. Ja midagi tulid lähemale, tulid minu ligidale 7 tükki ilusasti, tulid sealt taevast alla ja üks sarvikud olid hoopiski, neil olid sellised kristallist sarved ees. Ja siis see üks nii-öelda siis see pealik tuli minu juurde, minu ette ja oli küll algul natukene hirm nahas, aga siis ta pani oma, ja 6 tükki jäid niimoodi talle sinna selja taha seisma ja ta pani oma selle kristallist sarve mulle siia 3. silma koha peale. Ja automaatselt kohe moment ma rahunesin maha ja täiesti telepaatilisel teel tema hakkas minuga suhtlema. Ütles niimoodi, et ma pean hakkama inimesi aitama, ravima ja aitama ja ma pean minema 7 tee risti, elama selle kohta, kus on 7 tee rist. Ja kuna see oli ka nii selge ja nii selline natuke ka sellist aukartust äratav, siis kui ma selle nägemuse ära nägin, siis jälle oli see nägemus klõpp seest näinud. Nii. Ja siis ma mõtlesin ka, et huvitav, et teadsin, et ma pean otsima, minema, aga ma ei teadnud, kus. Ja siis mul tuli rõuge pilt ette. Aga kuna mul on emapoolsed sugulased, alati tuleb mingisugune klomp ette, kui ma hakkan ütlema, et emapoolsed sugulased. Okei. Mul on väga armsad sugulased tegelikult, emapoolsed mind väga hoiavadki ja ma saangi nendega hästi läbi, et isapoolsed on kuidagi sellised, kõik on omaette aga mul on isa poolt muidugi ka poolvend ja 3 poolikut õde. Ja siis selle vennaga saan küll väga hästi läbi ja ühe õega ka, üks on Tadžikistanis, teda ma üldse ei tunnegi. Ja siis üks õekene on veel nii-öelda, siis temaga me ei suhtle, kuidagi ei ole trehvanud niimoodi. Ja midagi,
siis ma teadsin, et Rõuge, vaatasin kaardi pealt, et mitu teed siis tuleb Rõugesse. Ja mina siis võtsin jälle oma lapsed, siis mul oli auto olemas, et läksin lapsed, sõitsin Rõugesse, see oli enne seda Paidet muideks. Ja sõidan Rõugesse ja otsin siis, kas Rõuges on, ma vaatasin sealt bussijaama üleval oli maru äge selline ruum, et vaata, seal on praegust vist mingisugune ilutuba või juuksur või mingi teema, on seal väga armas ja siis seda ruumi, ma nägin seda ruumi, siis mõtlesin ka, et kui peab olema 7 tee rist, et 7 teed peab ühesõnaga sellesse kohta kokku tulema. Noh, me võime ükskõik mida, kõige rohkem teesid tuleb ju meil Tallinnasse ja Tartusse vist ei tule nii palju. Aga noh, niimoodi, et selle järgi, aga ma teadsin, et see peab olema 7 teed peab tulema sellesse kohta kokku. Nii, ja siis midagi otsisin internetist, vaatasin, oli mingisugune majakene surnuaia kõrval välja üürida, käisin seda vaatamas siis, seal ei olnud vett sees, ei olnud WC-d ja ma mõtlesin, et kuna seal rohkem ei olnud üldse mingit pakkumist ja muidugi ei olnud ka seda bussijaama pealset parasjagu pakkumises, ja siis ma mõtlesin ka, et ma küsisin veel selle maja omaniku käest, et kas te olete nõus seda maja müüma ka hiljem, siis ta ütles, et ta ei ole, et ta tahab ise teha sinna midagi, et aga et ma võin sinna panna ju, ehitada, vett vedada ja panna, teha kõiki asju, aga kuna ma olin, noh, põhimõtteliselt olin ju 3 lapsega üksi, siis ei olnud ju minust mingisugust veevedajat ega midagi. Noh, arvatavasti kindlasti oleks tulnud, aga siis ma ei kartnud või natukene oli ikka niimoodi, mõtlesin niimoodi, et ei tea, et kes kus on ju, kuule, et kui mul ei ole rahalisi vahendeid, siis ma ju ei saa ju võtta selliseid utoopilisi asju ette. Tänapäeval mul mõttemaailm on juba muutunud, sellepärast, et igasugu imesid on juhtunud. Et maru äge, nii, ja siis ma mõtlesin, et hea küll, et ma ei võta seda vastu. Ja eks see on mul elu jooksul ikka mitu korda üles trigerdanud, et miks ma ei julgenud. Sellepärast, et see Haanja loodus ja see kõik on tohutult tõmbab mind. Ma olen ju Viitinas lapsena olnud vanavanaisa juures, olen olnud, mul on Rõuges sugulased ja mulle see Haanja kant tohutult meeldib. Rõuge ja siis Haanja. Et ju siis, no mitte ju, aga ma tean, et ma olen elanud elusid, kus ma olen elanud ka sellises mägises piirkonnas. Et see lihtsalt on tohutult sarnane sellega, mis on kunagi olnud. Nii. Ja ma ei julgenud seda sammu siis teha ja ma ei võtnud seda pakkumist siis vastu. Ja siis peale seda tuligi kohe varsti kohe see Paide asi. Nii et elu on nii põnev olnud. Aga on asju jah, mida ma ei ole siis võtnud vastu, mida ma ei ole julgenud, ma olen mõelnud niimoodi, et noh, et kui see asi peab minuni tulema, siis ta tuleb niikuinii. Aga nüüd on elu nii palju muutunud, ega ma ju sinna Paidesse ju ka ei jäänud. Ja see, et on nii palju erinevaid kohti olnud elamiseks ja olen pidanud kahjuks kolima hästi palju erinevatesse kohtadesse, on mind tegelikult tugevamaks teinud. Ja ma olen tohutult palju saanud selliseid kogemusi, kus ma tean, kus kohas, missuguste iseloomudega inimesed rohkem on. Nüüd on muidugi hästi palju segunenud, et inimesed on ju rännanud. Aga muidu jah, et Võru maakonnas on olnud alati sellised kõige abivalmimad ja sellised sõbralikumad inimesed. Nüüd on see juba natukene muutunud, aga erinevates kohtades olen elanud, siis on kohti siin Eestis, kus kohas ei ole üldse omaks võetud. Ja noh, vaata, kui oled sellise kiksuga, eks ju, siis see ei sega ega eriti siis ei võetagi sind omaks ju sellepärast, et sa oled ju teistmoodi ju. Mine tea, äkki oled loll, äkki oled kahtlane. Ja nii mina siis olen oma kohakast siin elus otsinud
ja sattunud ühte kohta, teise, kolmandasse kohta, aga need kogemused kõik, need on nii palju rikastanud mind. On olnud väga raske, aga praegust tagantjärgi mõelda, siis see kõik on andnud mulle tohutuid teadmisi selleks, et aidata neid inimesi, kes on mingi valiku ees oma elus ja kes mõtleb, et nüüd on kas või näide see, et mehest lahkuminek ja oletame, et mees leiab kellegi teise, on ju, ja siis naine on korraga lastega täiesti ebavajalik, on ju. Ja siis mõtledki, et issand jumal, et mis nüüd saab, mul ei ole kodu, mul ei ole mitte midagi, nüüd on kõik maailma lõpp. Teate, ma ütlen teile, et ei ole maailma lõpp. Sest kui teilt midagi võetakse, siis elu alati kompenseerib teile. Elu annab teile asemele, võib-olla esimese korraga ei anna kõige paremat varianti. Aga teise, kolmanda korraga tuleb juba väga ilus variant teile. Nii et, sest elu on ju suurem, kui meie oleme ja siis öeldakse ka, et saad kõik, millest sa loobud. Aga tavaliselt inimestena, mida tehakse, hoitakse kinni sellest füüsilisest asjast, on ju. Toome näite, see on minu kodu, on ju, mina olen ehitanud, ma olen ka ehitanud sellesse kodusid jäänud ilma. Muidugi see on kohutav, see on kurb ja mõtled ka niimoodi, et issand, et kuidas saab teha niimoodi, kuidas nad saavad teha niimoodi oma lapsele ja lapselastele, et jätta ilma koduta. Aga ma saan aru, mul neil oli teise abielu jooksul oli ju täitsa äi tahtis panna poega natuke tegutsema ja mõtlema. Aga poeg oli nii kange, mõlemad olid kange, poeg oli nii kange, et ehitasime äiaga siis koekasi maja seal üles ja ma tegin ka kõiki töid, mis oli vaja ja mida ei osanud, seda siis õppisin. Ma olen isegi ahjule tulnud koos väiksemate laste isa, vanaisaga siis. Ja siis maja sai valmis ja siis äi tahtis näidata pojale, et ta midagi ka ise oma kätega võiks teha või tahtsi maja maha müüa. Ja poeg, minu laste isa siis ütles niimoodi, et tema ei hakka küll vanamehe käest maja ostma. Ja kolisime välja. Muidugi mul oli kahju. Sellepärast, et mina ju ka tapeeti panin, mina pahteldasin seinad, ahju koetasin koos äiaga. Muidugi minu osa seal oli väiksem kui tema osa oli ju suurem. Aga kõik see, mida toodi, see suur põranda lihvimise aparaat, nii see siit käib käima, siit saab seda kotti vahetada, kust see tolm ära saab, siis sellel ajal siis väiksemate laste isa ütles, et tema ei oska ja teda ei huvita ja tema ütles, et teda ehitus ei huvita. Ja mind ka ei huvitanud, aga see oli meie kodu. Ja kui ei huvita, kui ei oska, siis tuleb õppida ju. Midagi, kõik sai tehtud. Oli küll, tõesti sellega oli raske, aga sellega sai juhtuselt lihvida. See, mis ümark ette otsas, sellega jäävad kõik siirud-viirud ja ei jää üldse ilus põrand. Nii et ehitusalaselt olen ka parasjagu saanud õpetust. Ja siis selle kangusega, et tema ei hakka. Ja see isa lootis, et poeg hakkab teistmoodi mõtlema. Aga see poeg ei hakanud mõtlema, kangust täis. Midagi aga siis sai küll pangalaenu võtta ja ostsime endale siis suvila, sellepärast et Pärnusse Kuldse kodu juures oli üks korter, mis oli ju päris huvitav, 4 lasteaed oli kohe maja taga, oleks hea lihtne oleks olnud. Lastel hea lasteaias käia, hiljem koolis ka. Ja üleüldse kergem, aga tema linna ei lähe ja siis sai ostetud Lemme mere äärde suvila, mis tegelikult suvila oli põhimõtteliselt nagu puukuur. Tema sõitis ringi, ükskord lugesin ära, aastas 24 korda oli kodus. Kõik see aeg olin üksinda lastega. Ega see suvilas oli päris niimoodi, et talvel oli päris jube, sest 55 tühja suvilat oli ümberringi mõne seal mere pool. Ja tühja suvilat olid ümberringi ja käidi rüüstamas. Ja uskuge või mitte, aga ma kütsin seda kaminat ööpäeva ringselt, sellepärast, et seal oli ju puukuuris, oli ju külm elada. Aga nii kange ei, tema oli ka armukade, on ju, et jumala eest kuskile linna ei lähe ka rahva sisse, äkki muidu keegi võrgutab mu endale või midagi. Ja siis ma magasin nugapadjal sellepärast, et käid ümberringi rüüstamas, ma ju kuulsin ju.
Aga tema oli sõidus, tema oli oma soojas rekkaputkas, temal polnud häda mitte midagi. Nõnda. Ja ma elasin tegelikult suhteliselt kaua temaga ja ma saan aru nendest naistest, kes mõtlevad, et äkki muutub või äkki midagi muutub või äkki. Aga seda äkkit ei juhtugi. Ja siis lõpuks oli niimoodi, et kolisin sealt minema, läksin lahku, kolisin ära, sest siis sealt ma sattusingi oma selle sinna kõrgekaldale Vändra lähedal oma reiki õpetaja juurde. Ta ütles ka, et kuule, tule ära, et sa ei pea sellist elu elama. Ja midagi, läksin siis minema. Ja üks asi viis teiseni, teine kolmandani ja nii on need erinevad asjad elus toimunud, erinevad kogemused, erinevad kohad. Ja siis loomulikult see maja jäi sinna vedelema, sellepärast, et ega temaga ei tahtnud seal majas olla üksinda. Muidugi tal oli paras sokk, tuleb koju ja peret ei ole enam, on ju. Aga midagi rääkides, kui midagi oli vaja teha või parandada, ei see on nii kallis ja see on nii kallis ja ei seda ja ikka nagu ikka niimoodi, et ära mõtle üle ja ära kujuta ette ja nii edasi. Aga ta lihtsalt ei oskanudki. Ma saan aru, ta lihtsalt ei oskanudki. Ja mina ka enam samamoodi ei tahtnud ja siis tekkis see. Aga paljud on niimoodi, et nad kannatavad pikalt. Mina ka kannatasin pikalt. Ja vaikselt jälle mõtled, surud alla, et alati on hästi palju vaja rääkida, et kui on mingisugused probleemid ja kui tõesti üldse ei saa rääkida, siis tulebki see otsus teha ja tulebki valida endale teine tee, teine rada. Niimoodi. Selle koha peale ma sain nüüd ära. Nii väga tahaks proovida, kas on kuivanud, ei ole veel. Tahaks seda teksti siia kirjutada. Ja et kui on igasuguseid raskusi elus, teate kui oluline, kui te leiate kellegi, kes teid, kas või ütleb niimoodi, et ära põe, on ju, et sa oled tugev, sa saad hakkama, on ju, et küll me aitame. Aga tavaliselt on niimoodi, et kui on inimestel, kellel endal ei ole selliseid kogemusi olnud, nad ei oska aidata ja siis tekib see samane võitle või põgene refleks, eks ju. Ja tavaliselt on siis sul kaovad kõik, minul kadusid, tuttavad kadusid ära, sellepärast, et nad ei osanud mind ju aidata kuidagi. Ja need, kes aitasid, need jäid, on ju. Et ikka on ju neid, kes aitavad ka, aga ei ole vaja kunagi taga nutta, kas või mingid sõbrannasid, kes on olnud kunagi ja mingi hetk nad su elust kaovad ära ja siis mõtled, et mis nüüd on, et oled kurb, et näed, kõik oli ju nii ilus ja kõik oli nii tore. Aga teinekord on niimoodi, et nad lihtsalt ei oskagi. Sest see on nende jaoks liiga raske. Ja siis nad on omaette urus ja samamoodi, et ega neil kindlasti ei ole seal, ega neil ka ei ole seal mugav olla. Aga kuna nad lihtsalt ei oska, siis nad tõmbuvad tagasi ja siis olete teie oma murega üksi. Ja siis tulebki saada kuidagimoodi hakkama. Ja mind on alati aidanud sellistel puhkudel, sama reiki ravi on aidanud. Ma olen teinud endal rasketel hetkedel reikid kogu aeg, et energiat andnud juurde, et lihtsalt, ma vahest ütlen niimoodi, et katust sõitma ei hakkaks. Aga küll on hea, kui on tugigrupp on olemas ja kui sul on perekond, kes sind toetab. Mul ei olnud. Mul ema, kui mul jäin elamisest ilma, siis ema ütles, tema ei taha nagu mustlaslaager elada niimoodi, ühesõnaga kottide otsas ja ta ei võtnud mind enda juurde. Aga mul oli ainult ju vaja natukeseks ajaks ju minna tema juurde, et enne kui ma leian endale uue koha ja jalad alla saan. Jah, ega neid asju on tohutult palju olnud, selliseid kodudest ilmajäämisi elu jooksul. Et teed kõik ja siis korraga sul ei ole mitte midagi. Ja hakkad jälle otsast pihta, jälle nullist pihta ja tõused nagu fööniks tuhast. Ja paljud ei pea ka sellisele raskusele vastu, aga
oluline on see, et ei jää oma murega üksi, et te otsite kedagi. Mina jäin oma murega üksi, pidin ise hakkama saama, aga õnneks oli mul hea, ma juba siis sain, ma juba ammu kanaldan vastust, ma olen saanud kõrgemalt poolt juhatusi ja vastuseid ja tänu sellele ma olen ka rasketest olukordadest välja tulnud, et ma ei ole hakanud ei jooma ega suitsetama ega midagi. Aga jah, paljud ei ole nii tugevad. Siis nüüd ma tagantjärgi mõtlen niimoodi, et kui mul poleks neid kogemusi olnud, siis ma poleks olnud täna see, kes ma olen ja ma poleks osanud aidata inimesi. Aga kõik need olukorrad on suunanud mind õppima, kuna kellegi poolt abi polnud saada, siis ma olen läinud ja õppinud ühte asja, teist asja, sattunud ühte kohta, teise kohta ja kogu aeg ainult õppinud, täiendanud, siis ma olen lugenud, siis ma olen ikka lugenud, guugeldanud, vaadanud, kuulanud, et olen ennast endal nii palju juurde õppinud ja arendanud, et tänaseks päevaks olen siis juba küll mõnda aega, aga ütlen siis niimoodi, et tänaseks päevaks ma teengi seda inimeste aitamist hea meelega. Mul on hea meel, siiralt hea meel, kui minu juurde tuleb inimene ja kui ma saan teda aidata kas või sellega, no muidugi alati ma õpetan igasuguseid asju, kuidas ta saab ise ennast aidata. Aga et mis on oluline, et teate, et kas või kuulake teine ära. Alati ei olegi vaja nõu anda. Et see nõu, mis teie annate, võib-olla inimene ei võta veel vastu või tal ei jõua veel kohale see asi. Ja siis paljud muidugi kuulavad ja võtavad ilusti, aga kõik me oleme erinevates nendes etappides oma arenguteel. Aga nii lihtne asi, et ärge mõistke hukka. Oi, ma juba ammu ütlesin sulle, et see on kuradi loll, on ju, sa oleks võinud selle juurest ära tulla juba bla bla bla, on ju. Et ei, ärge mõistke hukka, vaid lihtsalt kuulake ära. Ja kas või oletegi kas või vaikides toeks ja üks ainuke hea sõna on ju niimoodi, et kas või võtad, kallistad ja ütled, et pole hullu, kõikidest olukordadest on väljapääs. Et lihtne, inimlik. See ei võta ju, ei murra konti, see ei võta tükki küljest ära. Te ei peagi oskama aidata, algul vähemalt mitte, eks ju. Et kõik need tulevadki, kogemused tulevad hiljem ja kõikidest muidugi ei saagi inimest aidata, igalühel on oma ülesandekene siin maa peal. Aga ja lihtsalt selline soojus, inimlikkus, kuulake lihtsalt ära. Nii et tõesti ma nüüd, ma kirjutan siis selle teksti ka, mis ma siia tahtsin kirjutada. Ma tahtsin kirjutada sellist teksti. Sellist teksti tahtsin kirjutada, et elan hetkes ja olen roosa ja rahulik, sellepärast et roosa bluus ju. Et vaatame, proovime siis, mis värviga ma kirjutan siis selle. Vaata, proovime, kirjutan kollasega näiteks. Vaatame. Nii et mingi positiivset afirmatsiooni nii-öelda. Nii, kirjutame siis jah, ega ta nii ilusasti kohe ei tule, nagu tahaks. Niimoodi. Panin siia alla ühe paberi, et ei läheks see värv, ei imbuks läbi sinna pluusi tagumisele poolele, muidu rikub tagumise poole ära. Niimoodi vaatame. Ma kunagi, kui kooli ajal pidi kalligraafiat õppima, siis teate, ma ei viitsinud õppida. Sellepärast, et mul vaba käega mulle meeldis teha. Aga õpetaja käskis teha niimoodi kriips ette ja siis ajada niimoodi, sa pidid hästi kuulekalt tegema niimoodi. Aga mina tegin nii une pealt sips ja tulemus oli olemas. Ja see ei meeldinud õpetajale. Nii. Okei, elan, nii. Niimoodi, apsti. Niimoodi. Ja siis ühesõnaga
see oli jah kuskil niimoodi tehnikumis, kui ma käisin. Ja siis, kuna ma ei viitsinud, siis ma sain, siis ma ei olnud eriti õpetajasõbralik või õpetaja meelepärane ja siis mul oli kogu aeg see ilukirja tundi, pandi mulle kuidagi moodi see 3, on ju, aga teistele ma tegin töid ja teised said häid neid hindeid. Siis ma mõtlesin ka, et issand, kui nõme on ju, vaata, kui sa ei allu, siis sind ei sallita. Kui sa oled teistmoodi, siis sind ei sallita. Elan premaate maatähe nii. Nii, vaatame. Vaatame, kuidas nii saab. Sest sellist A-tähte on ka võimalik teha. Ela. Riide peale on üpris keeruline kirjutada. Siin peab väikse pintsliga natukene aitama kaasa pärast. Ela. Niimoodi hetkes. Nii. Nõnda. Nii. Niimoodi. H-täht tehtud. Ela. Nii. Kõigepealt kasutan korgi seest selle värvi ära ja siis hakkan totsikust võtma. Niimoodi, vaatame. Nii, et teie võite mulle siia alla kribada ka, mis te siis sellest kõigest, kellel mingid kogemusi on olnud, kes erinevates kohtades on elanud, kes on mingisuguseid, mis kohad näiteks rohkem tõmbavad, kas meeldib silemaa või meeldib mägisemaa. Nii, tõhta kriips. Et kas meeldib pigem elada mere ääres, kuhu süda rohkem tõmbab või tõmbab mägiste kohtade poole. Hetkes, nii. Et pange mulle siia alla kommentaari. Nii. Natukene tuunimist. Ja kus on see kirjas, et kõik peab olema mõõdetud välja? Ei pea. Loomingu mõte ongi see, et sa lased loominguliselt lennata, kulgeda. Nii. Mis veel? Ma lähen täna välja välikööki koristama. Ja siis, kui ma selle korda saan, siis ma panen üles sinna Facebooki müstilise maailma lehe peale, panen üles kaardikoolituse. Ja siis ma teen ühe kaardikoolituse. Lenormandi kaartidega ennustamist ma võin teile ka õpetada, sest seda ma olen juba ka keskkooli ajast saati juba kaua aega olen ma
osanud. Nii, vaatan. Ja mingi aeg ma tegin ka neid kursusi, nii et teen kaardikoolitust, aga siis saame vaadata edasi, missuguseid, et kes tõesti elab linnas ja tahab natukene teistsugust koolitust, et ei oleks kuskil linnas kinnises ruumis sees, vaid siis saab tulla siia minu juurde. Nii, korgi seest hakkab värv otsa saama. Teeme siis topsiku. Et jälgige neid reklaame seal, meil on hästi palju lahedaid neid. Muideks täna on meil seal Irje Karjus, täna on teisipäev. Palun vabandust, kui täna on vale päev. et Metsamoor räägib ravimtaimedest. Et väga loodan, et seal on, et meile tuleb sinna inimesi kuulama. Sest muidu teine tuleb kohale ja kui ei ole kedagi, siis on ka väga kurb. No kindlasti on, sest ta on nii tark ja nii huvitav inimene, et jälgige seal reklaame. Meil on seal erinevaid maatriksi koolitust ja siis meil oli väga tore seal oli meil šamaani koolitus. Selline tore vestlusõhtu. Et jälgige meie tegevusi seal ja meil ei ole ka ainult seal Viljandis ei toimu need asjad, vaid mõtlengi, mina hakkan siin kodus tegema, Merike teeb endal kodus ka, et lihtsalt jälgige, mida toredat, et kui tahate suvel kuskile minna, siis on, suvel on alati hästi palju üritusi, et võimalusi on küll ja veel. Aga, mis veel, pange siia alla kommentaaridesse seda, et kas pigem sooviksite, kuna nädalavahetus on kõiksuguseid neid üritusi täis, suvi otsa on, igal pool on üritusi, et siis juba tekib selline valik ka, et issand, ma tahaks sinna minna, aga ei, mul mees tahab sinna minna, me peame ikka sinna minema, et pange mulle siia alla, kas pigem korraldada selliseid vestlusõhtusi ja koolitusi nädala sees, näiteks nädala sees terve päev hommikust õhtuni või siis nädala sees õhtuti selliseid lühemad, kui vestlusõhtud on, siis ongi lühemad või siis nädalavahetusel, et milliseid aegu te rohkem sooviksite näiteks sellisteks vestlusõhtuteks ja koolitusteks. Nii, elahetkes, nõnda. Peseme selle ära. Nii, kas teile on näha? Kui ära kuivas, siis ma hakkan neid tähti veel siin kaunistama. Need lähevad natukene tuunin ka. Nii, ole roosa ärhulik, see on vaja väiksema pintsliga teha. Mul ei ole sellist kalligraafilist pintslit. Jaa, väga kahju. Seda ei ole mul väiksemat pintslit. Siis tuleb teha teise pintsliga. Vot pooleli ka ei jäta. Nii. Nõksti. Muusika on mul teisest toast ammu kinni läinud. Aga ma natukene siin ikkagi teiega veel vestlen, sest et kindlasti te tahate näha, mis tulemus siin sellega lõpuks tuleb. Nii, hetkes. Nii. Vaatame. Äkki saab sellega hakkama. Nii, ta saab küll, ta ei tule nii kalligraafiline,
aga ta siiski tuleb. Nii, teate, mul üks asi jäi sealt tegemata. Tahtsin N-tähte ka ju teha. Elan hetkes. Nii. Elan. Nõnda. Jah, kirjutage, kes tahab. Teeme näiteks siin sellise, mul on ju neid värve siin ometigi ju väga palju. Et me võime teha mingi sellise toreda meisterdamise õhtu. Võtate oma mingid riided kaasa. Minu juurest saab siin isegi tuuni tõmmelda. Ma saan väikeste gruppidega teha neid selliseid asju, siis õpetan teid tuunima riideid. Nii, nõnda. Elan hetkes. Väga hea. Ja siis roosaga kirjutan siia. Olen roosa ja rahulik. Väikene huumor peab olema ilus. Olen. Niimoodi. Juba nii ootan seda tipiaega. Teate, kui mõni mõtleb seda, et issand, mis sul viga on ja et sa saad teha selliseid asju, mis sulle meeldib ja et kõik on hästi ja mis muret viga sul on, et siis ütlen niimoodi, et ega muret ega viga ei olegi mitte midagi. Mured ja vead olid algul kunagi ammu, olid siis, kui ma tahtsin olla ka keegi ja tahtsin olla kellegi moodi ja üks oskab ja teine oskab ja siis mõtlesin ka, et tahaks ka, et mis paljudel on ju see, et oi jah, et mul on hea mugav töökoht, sest mul on, et on küll väike palk, aga mul on see iga kuu on kindel sissetulek. Ja mina olen proovinud ka tööl käia. Ja ma ei saanud üldse aru, mis toimub, et kui ma läksin tööle, enamused kohad mind ei võtnudki sellepärast, et eriti see, kui peale seda esimese aasta selgeltnägijate tuleproovi peale nõiasaadet ei tahetud mind kuhugi tööle võtta. Võisin saata neid CV-sid nii palju, kui ma tahan laiali ja enamus mitte keegi ei vastandki. Ja mõni üksik koht kutsus mind välja, üks lillepood maru lahedalt ütles, et niimoodi, et see oli ammu. Ütles niimoodi, et teate, et tegin proovitöö ära ja kõik meeldis ja et teate, aga et meil on see mure, et kui me teid tööle võtaksime, et siis te ei tohiks hakata, ühesõnaga, et me kardame seda, et inimesed hakkavad tulemas ja teie juurde nõu küsima, et siis te ei, ühesõnaga, et müük selle all kannatab, sellepärast, et siis, mis võib ka õige olla, eks ma ei tea ju. Ja sellepärast ei võetud tööle ja kui ma olen kuskile tööle saanud, siis on, vaat ikka ju teed oma tööd pühendumusega ja siis lihtsalt põled läbi. Nii. Ja siis ma olen jäänud 2 korda niimoodi haigest, ma olen ka arvatavasti 2 korda elus haige olnud, võib-olla isegi 3. Et ma olen lihtsalt läbi põlenud. Ja siis ma olen mõelnud, et mis jama see on. Ja vaata, kui sul ei ole ju sellist kindlat sissetulekut ja sa peadki hakkama saama, et vaadake, kui huvitav, et praegust on igasugu võimalusi, tehke astroloogilist kaarti, laske teha, et leiate endale, igaüks leiab ju omale sobiva selle human design on väga äge, mulle väga meeldib, on ju, numeroloogia, laske enda arvutage või siis kas või lugege ise, kui ei ole
rahalist võimalust, et lasta teha endale seda sünnikaarti, siis tuleb ise töötada läbi ja mina olen ka hakanud siis ise töötama läbi, kui mul ei ole olnud raha midagi saada, siis ma olen hakanud ise õppima, ise arendama. Olen ostnud raamatud, olen lugenud, olen katsetanud, olen niimoodi läbi selle siis õppinud läbi enda kogemuste siis. Aga praegust on nii palju võimalusi. Ja tehke endale selgeks needsamased sünninumbrite järgi kas või numeroloogia, et mis on see missioon teil, mis alad teile sobivad, millest te olete tugevad. Ja siis arendagegi neid tugevaid pooli, sest ega siin ei olegi mitte midagi. Sest osad näiteks ei sobigi ju teiste alluvusse tööle. Ja miks ma nüüd olengi niimoodi oma aja peremees ja teen seda, teen teist, aga ma teen neid asju kõiki rõõmuga. Ja teate, kui te niimoodi teete rõõmuga seda asja, siis uskuge mind, teised ju tahavad ka teha või tulevad teie juurde, kes mida siis soovib. Ja kuna minul on olnud elude number on 11 ja ma pean olema inimestele siis aitaja, valgustaja, ravija ja õpetaja ka, niimoodi olen siis algul ma põiklesin sellele väga vastu. Sellepärast, et ma ei tahtnud uskuda, et kõik et kuidas saab olla kõik niimoodi paika pandud, et sa pead seda või kolmandat tegema. Aga nüüd olen need kogemused läbi käinud ja saanudki targemaks ja see ongi niimoodi. Ja kui sa teed seda, mis sulle meeldib, südamega teed ja see, mis on sinu missioonitöö, siis tulevad teie juurde tuleb raha, teie juurde tulevad inimesed, teie juurde tulevad võimalused, et tuleb julgeda, et ei ole midagi, kui üks uks sulgub, siis avaneb uus ja ka see uus ju ei niisama, sa pead ju olema lahtiste silmadega, et märgata seda uut ust, mis avaneb. Niimoodi. Et tänaseks päevaks ma olengi nii rahulik, jumal tänatud, et ei julgetud mind võtta tööle, sest tööl olles ma ei ole ka selline alluv tüüp, eks ju. Et kui ma ikka näen, et kuskil mingit valesti on või ülekohut on, eks ma siis ju kipun ikka ju teiste eest välja seisma, aga see ju ka ei meeldi kellelegi. Noh, ainult nendele, kelle eest sa välja seisad. Ja ma olen nii tänulik, et mu elu on läinud just täpselt nii, nagu ta on läinud, sellepärast, et see on pannud mind rohkem, olen saanud loominguga tegeleda, elu on mind suunanud siis siia sellele ametile, milleks ma olen loodud ja ütleme nii, et universum ei ole mind nälga võtnud, et mul on kõik võimalused on, see A-taht tuli natuke teistmoodi, pole hullu. Niimoodi, et kõik teie ellu tuleb, kõik, mis teil on vajalik. Ja ei ole õnneks ka mina olnud kunagi selline, kes oleks mingit hullu rikkust või raha taga ajanud. Ma olen selline hästi suhteliselt leplik ja kui midagi ei ole, siis saab ise teha. Alati on võimalik õppida, alati on võimalik teha ise. Niimoodi. Olen roosa. Ja. Nii. Üks asi veel, ma praegust lihtsalt seda teemat siin natuke venitan, et ma selle teksti valmis saan, siis ma saan näidata teile, eks ülejäänud kaunistused, mis mul veel vaja teha, et need ma teen siis hiljem pärastpoole ilma selle videota. Aga ma mäletan kunagi oli lahe, ma käisin, ikka ju käid tööbüroos ja võtad arvele ennast ja siis mulle väga ülbelt üks tööbüroost ütles, mul oli siis MTÜ tehtud, et niisama ei vahiks nii kaua, et saaks midagi toimetada, kedagi aidata, kasulik olla, et kui ühelt maalt mingi töökoha saan endale. Ja siis minu juures käis tööbüroost
üks naine ja lasi kaarte panna ja siis näha oli, et tal on et mees petab teda, aga mõtlesin ka, et ei taha öelda ja olen ikka viisakas ja ma siis ilustasin seda asja ja kuidagi proovisin viisakas olla ja läbi lillede niimoodi öelda, et selline keerulisem või raskem aeg on, et pole olla, sellest võib välja tulla ilusti veel ja teate, ta lasi mul kaardid ära panna ja siis ütles mulle selle peale niimoodi, teate, ma ei usu ühtegi teie sõna ja ma ei kavatse teile ühtegi senti maksta. Mina jäin ikka ilusasti viisakaks ja ütlesin, et teie valik ja ma ei tea, mis sellest naisest saanud on, aga tööbüroos siis öeldi mulle niimoodi, et teate, et me ei usu, et teil ei ole tööd. Et on sellised aegu tõesti, mul tõesti on tööd, eks ju, ka muidu inimene ei lähe ju sinna lase ennast alandada ega lähe sinna otsima ja siis vot sellised erinevad need olukorrad, et aga ma ei ole lasknud nendel asjadel ennast maha tõmmata ega kõigutada, sest muidugi see hetk mõtled küll niimoodi, et issand jumal, et mina ju ei saa minna ju kuskile mingit teenust võtma ju, kui mul raha ei ole, et ma ei saa ju poodi minna, et kuule, ma võtan selle leiva ja ütlen, et teate sellele müüjale näiteks, et teate, et ma ei teie ei ole seda leiba küst, ma ei kavatse teile selle leiva eest mitte sentiga maksta näiteks, umbes a la selline asi ja siis kõnnib lihtsalt minema, et mis te siis teete sellise olukorraga, et absurdseid olukordi on ju palju, et neid takistusi ja mahatõmbuseks, neid on ikka olnud elus, on tulnud ju, aga ma olen jäänud jumala rahulikuks. Isegi kui need asjad on teinud haiget ja loogiline, ega ma ei ole ka ju kivist, loomulikult on teinud haiget, aga mida aeg edasi, seda rohkem olen õppinud ja seda rahulikumaks ma olen õppinud ja ei lähe nendega kaasa, sellepärast et näiteks energiavampiirid, kust nad saavad, nad ei lähe ju nokkima teist energiavampiiri, sellepärast et sealt ei tule mitte midagi. Nemad ju toituvad sellest energiast, kus tema saab positiivse inimese endast välja viia, siis ta saab energiat ja siis pärast käib ja muheleb, on ju, nii õnnelik, on ju, saab selle laksu endale kätte ja tõmbab teise tühjaks. Et lihtsalt, kui see asjad läbi naksata, tänapäeval on hästi palju neid töökiusamisi ja selliseid asju töö juures. Ja neid on siis küsitud ka igasuguseid neid esoteerilisi nippe, et kuule, et kuidas sina teeksid või kas sul on mingisuguseid nõuandeid, et kui sellised inimesed on, et mis siis teha. Et mis on, ikka saab ju teha ja kaitsta on igasuguseid vahendeid, aga nii palju neid vahendeid, mis on juba teada, siis mõnel inimesel aitavad need, mõnel ei aita ja kõige parem on enda eest seista muidugi. Tulebki seista, mõnikord tulebki öelda, samamoodi vastata, et kunagi maru lahedalt see Aigar Säde ütles niimoodi kunagi, et kui ühes loengus, et kui teilt keredaid küsitakse, et kui juba mitu korda küsitakse, siis tuleb see keretäis anda. Ja see ongi niimoodi, et kui ikka inimene ei saa normaalselt aru, siis te kas taganete, lähete ära, mis on kõige lihtsam variant, aga on olukordi, kus te lihtsalt peate enda eest seisma ja peabki vastu ütlema ja siis nad jätavad teid rahule. Niimoodi, paneme siis siia R. Kuna see käis selle praegust kaasas sellega roosa ja rahulik, niimoodi. Ma teen selle R-i selliseks. Ei pea olema nii. Väga lahe. Ja peas ma ise rahul olen. See, mis keegi arvab, sellest on mul jumala poogen. Et tahan, kuidas see multifilm oli kunagi? Pitsu Pontul külas. Tead. Tahan, kuulan Transistorit,
tahan, limpsin kiselli. Neid ütlemisi on multikatest ikka jäänud selliseid ägedaid. Niimoodi. Mul ei ole kellaajast õrna aimugi, aga mul on tunne, et ma pean selle videokese hakkama lõpetama. Pärast siis ma kirjutan edasi. Ja ma teen teile niimoodi, et ma näitan teile selle ära. Ja siis lõpetan selle videokese ära. Ja pärast tuunin edasi. Niimoodi. Vaatame. Oi jumal, hoidku 2 tundi juba peaaegu. Vaat, kuidas ühed asjad võivad aega võtta. Nii, kohe näitame. Näete, eelmise korra kleit, mis ma tegin. Siis on niimoodi, et siia ma litrid nõelusin käsitsi peale. Siis on siin lillesüdamikes on mul pärlikesi. Ja siin on üks M-täht. Tahan teile natuke paremini näidata. Näete, selline M-täht. Ja selleks metall M-täht ja seal on väiksed valged pärlikesed või ühesõnaga sellised klaasist, mis iganes. Ju nad on klaasist tehtud, vaevalt, et see tsirkoon on. Ja siis selle jaoks, et seda saada. Selle jaoks ma ostsin kaltsukast mingisuguse Mojito kampsuni, kus oli 4 M-tähte, et ma saan nendega tuunida. Et lihtsalt tuleb leedikule. Näete, siin on mul selline kaardipanekulaud. Nii. Ja nüüd. Niks-naks. Niimoodi. Vaatan, et need värvid ei ole päris need, mis tegelikkuses on kärtsumad. Aga vot siis selline täiesti tavalise lõikega. Selja saab muidugi normaalne õnneks. Ma proovisin. Et eile õhtul õmblasin ja selline kiiksuga, et vaatan. Eks ma siia veel kirjutan ja natuke tuunin ja suts teen veel juurde, et lasta siis olla selline natukene teistsugune. Vähemalt ei ole kellelgi teisel sellist. Võt nii, aga nüüd on siis niimoodi, et olge siis mõnusad, kirjutage, kribage mulle siia alla ja pange mulle siia veel teemasid ka, mida te tahaksite kuulda. Ja järgmisena tuleb siis see juunikuu prognoos kaartidega igas kuus sündinutele ja siis vaatame edasi, mis saab. Aitäh teile, et te viitsisite vaadata ja kuulata ja tehke midagi toredat ja elage hetkes ja olge roosa ja rahulik.